On meie keskel suvi, hoili, hoila, hoiloo, meis ajaks mänguks huvi, hoili, hoila, hoiloo, meil hea on oma õues, kuid miski põksub põues, kas minna ju ei saa, näotab mets ja maa. Nüüd päike kulda jagab, hoili, hoila, hoiloo, sa ära enam maga, hoili, hoila, hoiloo, toob koid meil kingiks pärlid ja neid on igat värvi, nad puude jookstel reas, neid täis on mets ja maa. Nüüd sinikuldses taevas, hoili, hoila, hoiloo, on uhked pilvelaevad, hoili, hoila, hoiloo, ja lilli täis on naasad, sealt öisi lopid kaasa, me rõõmus kajamas, on kogu mets ja maa. Üksadi ühel jalal, kaksadi kahel jalal, üksadi ühel jalal, kaksadi kahel jalal, risti ja hästi, just nagu kästi, halvasti või hästi. Edaspidi, edaspidi, edasi ja edasi, tagaspidi, tagaspidi, sedasi ja sedasi, edaspidi, edaspidi, edasi ja edasi, tagaspidi, tagaspidi, sedasi ja sedasi, risti ja resti, just nagu kästi, halvasti või hästi. Risti ja resti, just nagu kästi, halvasti või hästi. Üksadi ühel jalal, kaksadi kahel jalal, üksadi ühel jalal, kõik see kaasai jalal. Üks on maa kui känguru või kots või lambakaal, hüppenööri, vikerkaare all. Üks on maa kui känguru või kots või lambakaal. Üksadi ühel jalal, kaksadi kahel jalal, üksadi ühel jalal, kaksadi kahel jalal, risti ja resti, just nagu kästi, halvasti või hästi. Keks, kastikool, suvehakul avatakse jälle igal pool. Keks, kastikooli, astuda võib igaüks, kes tuleb meie hoovi. Kes mõistab karata ruudu seest ruutu, nõnda et varbaga jooni ei puutu. Sellest võib öelda muustki ta kraps, osav ja kärme ja asjalik laps. Kastikooliis meil hindeid ei panda, koduseid töid pole vajagi anda. Eksimis jaksad ja kui tuleb aps, hüppama hakkab siis järgmine laps. Keks, kastikool, suvehakul avatakse jälle igal pool. Keks, kastikooli, astuda võib igaüks, kes tuleb meie hoovi. Keks, kastikool, keks, kastikool, keks, kastikool, keks, kastikool. Kalle, Anders, Eva-Lotta, kas olete siin? Ja miks teid siis sellisel juhul siin pole? Kas teid tõesti siin pole? Ei, meid pole siin, me ainult teeme nagu oleksime. Mis te teete? Kas Anders ja Eva-Lotta on ka seal? Ei, meid pole samuti siin. Mida te üldse tahate, punanahad? Ainult teile tasakesti vastu kolu koputada. Ja teada, kuidas jääb suurmõmmikuga? Või tahate, et terve suvevaheaeg mööda läheks enne, kui te otsusele jõuate? Kas peitsite ta ära või ei? Lind, kes must ja valge,
Maha jäetud lossi juurde pesa teeb. Otsige, kui käes on öö. Mine seenele! See on muidugi harakas. Suurmõmmik on harakapesas. Selle oleks võinud iga tita ära arvata. Joo, pisionta, selle võib iga tita ära arvata. Kas ma võin minna talle kere peale anda? mahajäetud lossi juures, sellel võivad nad mõelda ainult lossivaremeid. harakapesas lossivanemate lähedal. Läki, teeme sääred. Ühel vaiksel suveõhtul 2 aastat tagasi oli see alanud. Sõda valge ja punase roosi vahel. Nüüd möllas ta 3. aastat ja kumbki sõdivatest pooltest ei paistnud väsivat. Suurmõmmik oli vaid lihtsalt kivi, ei midagi muud kui väike kentsakas kivi ning siiski piisas temast, et rooside sõda käimas hoida. Oi, tere detektiivid ja Evalot Alisander. No, nagu te näete, siis sellel aastal ei olegi onu Björk, on hoopis tädi Björk. Läbistamatu kergemetall. Revolutsioon sõjatööstuses. Rootsi teadlane lahendab probleemi, mis on andnud peadmurdmist uurijatele kogu maailmas. Vaadake, see kiigel on üks väike poiss. Lähme vaatame. Vaata ka. Tere, mis su nimi on? Minu nimi on Rasmus. Tere poisi, minu nimi on Rasmus. Jah, me kuulsime juba. Aga Rasmus, kui vana sa oled? 6-aastane, aga tuleval aastal saama juba 6-aastaseks. Kui vanaks sina tuleval aastal saad? Tuleval aastal saan mina juba vanatädiks, aga mida sa üldse siin ülepea teed? Kas sa oled Eklundide juures? Hoopiski mitte, ma elan oma isa juures. Kas ta elab Eklundide suvilas? Selge see, et elab teisiti, ma saaks ju tema elus elada. Teab, minu isa teeb plaate. Teeb plaate? On ta pleksep? Ta ei ole hoopiski pleksep, ta on professor, kes teeb plaate. Kuule, Rasmus, kelle oma see mootorratas siin on? Loomulikult isa oma. Ohoo, professor, kes sõidab mootorrattaga. Ma arvan, et tal jääks habe rataste vahele kinni. Mis habe? Minu isal ei ole mingit habet. Kuidas ei ole? Kõik professorid on ju habemikud. Kujuta ette, et ei ole. Sul on päris õigus, Rasmus. Sinu isa on ilma habemeta professor. Kes teeb plaate? Kas näete, et tal pole habet? Apsti. Kuule, Rasmus rääkis, et onu teeb plaate. Jah, niiviisi võib seda nimetada küll. Plaate, kergmetalli. Kuule, poisid, saate aru, ma tegin ühe väikese avastuse. Missuguse avastuse? Ma leiutasin viisi, kuidas kergmetall muuta läbistamatuks. Ma lugesin jah sellest ajalehest. Tõsi jah, onu on ju siis kuulus. Igatahes on ta kuulus. Rasmus, kas lähme sööme hommikust ka või? Ma ei teadnudki, et onu elab meie linnas. Ainult sellel suvel. Üürisin selle vajakese selleks suveks. Olgu, nägemist. Mis sa siin tahad? Sata vihmad kõnõsa. Ma ei pelge sinno, illoma sust saab. Tule kõnõsa. Sukkarinda pista ja subel purjeta. Tuule laiva hinda leita. Tuubel hääl sõita ja ilma kuulda. Korgelt alakaia hää. Hinda hely alla mõtsu pääle hõigada. Kuni
ilmeselgeks saab. Hinda elutähti, opi lugema, opi ilma tundma ja arvama taast saab. Tuule kõne, saata sa kõne, puhtas paale kõne, saata selge silmäkeele. Tuule kõne, saata sa kõne, puhtas paale kõne, saata selge silmäkeele. Näio suures sai, suures targempas lugejast ta sai. Tuule kõne, saata sa kõne, puhu puhtas paale kõne, saata selge silmäkeele. Tuule kõne, saata kõne, puhu puhtas paale kõne, saata selge silmäkeele. Täna öösel kuupaistev valgusel toimub minu isade lossis pidusöök, sest Punane Roos pühitseb auväärt surmamiku tagasivõtmist paganate käest. Hoiatus, ärge meid häirige. Kõik valgeroosid vaiksed roomavad julgelt nõdidatakse halastamatult maha. Teid tervitades Sixten, Adlik ja Punaste Rooside pealik. Hoiatus, südaööl lossi väravatest. Pidage meeles minu sõnu. Tõusevad sünged pilved ja läheneb pikkade nugade öö. Kuupaiste valguses magas väike linnake sügavat ning muretut tund, ega aimanud midagi pikkade nugade ööst. Ka konstaabel Björk, kes lonkis pikaldaselt mööda inimtühja tänavaid, ei aimanud seda. Kõik oli vaikne. Ainus heli, mis ta kuulis, oli ta oma kontsade klõbin tänavakividel. Punaste ja valgete rooside vaesed teadmatuses viibivad vanemad magasid rahulikult oma sängis. Keegi polnud vaevaks võtnud pärida nende arvamust öiste ettevõtmiste kohta, kuid Eva-Lotta oli kirjutanud kindluse mõttes sedeli ja pannud selle oma padja peale. Juhuks, kui keegi kogemata peaks märkama, et ta kadunud on. Seal seisis rahustavalt. No tere kah, ärge nüüd kära tõstke. Olen ainult väljas ja sõdin ja tulen arvatavasti varsti koju. Trallallaa, Eva-Lotta. Kui armas võiks Osmus magades välja näha? Ei noh, Eva-Lotta, ära hakka jälle otsast peale. Kuulge, kes sellisel kellaajal autoga siia peaks tulema? Pole sinu asi, tule juba. Kas me või nagu 1 minut oodata ikkagi vaadata, kes sealt autoga tuleb? Miks? Kas sa arvad, et siin jookseb ringi mõni kuutõbine märtsukas? Eva-Lotta ei jõudnud veel lõpetada, kui suvila juures ilmusid nähtavale 2 kogu.
poiss ja kohe röövima. rahulikult, nüüd tasakesi. Liigu. Pane siia keskelasendisse, pane keskelasendisse. Ära nüüd loputa. Tasakesi. Vaata. Ära paugutustega. Oli kuulda, kuidas värav hingedel kriuksatas. Kui mehed selle avasid. Varjuda! Vahest on nüüd professori juurde külla kutsutud. Arvad sa? Raha pole. Kui need nüüd olid professori külalised, käitusid nad tõepoolest üsna iseäralikult. Kui oled külaline, siis sa ei hakka ju ometi hiilima, nagu kardaksid, et sind tabatakse. Siis sa ei hakka ringi ümber maja käima ega uksi ja aknaid katsuma. Kallis külaline, kes leiab maja lukus olevat, ei muugi ju ometi uksest sisse. Appi, nad tõepoolest muugivad sisse. Ei tule. Surm vaikselt olid valged roosid. Möödus terve igavik ootust, igavik vaikust, kus polnud muid hääli peale nende rahutute hingetõmmete ja koidueelse tuule tasase sahina kirsilehtedes. Vaadake, nad röövivad Rasmust. Mida teha, Kalle, mida teha? Me peame jooksma ja kutsuma onu Björki või tädi Björki. Ei uks lahti, mis sa kokutad? Kodu nagu tark poiss. Mitte mind, võta poiss. Ruttu liki, asi peab saama kähku tehtud. Parem. Oot, ma teen siin keeruta. Äkki me peame Rasmuse tagasi röövima. Viimasel silmapilgul märkasid lapsed, et autot valvatakse. Mees keeras lastele selja, sest tegeles millegi isiklikuga. Nüüd jõudsid lapsed end kiiresti ära peita. See sündis viimasel hetkel. Mees oli ilmselt kuulnud mingit kära, sest ta keeras järsult ümber ja jäi kuulatama. Kas ta tõesti ei kuulnud valgete rooside pekslevaid südamelööke ja lõõtsutavaid hingetõmbeid? Pean pääsema autosse Rasmuse juurde. Ta ei pea olema ärgates ihuiksi sulikambaga. Teate mis? Minge tõmmake tähepanu endale, et sel unustaks natukeseks auto. Ma üritan endast jälgi jätta, kui saan, nii nagu tegid Hans ja Grete. No, hakka liikuma. Tõmba teie. Oota, keera ringi, vaata sinna. Oota rahulikult. Vaata. Opa, käes. Korras. On ikka palju söönud. Vaata, professori. Võivad professori ka ära. Vaata. Tehnika sajand. See on õudne, otse kui unenägu. Kuid see pole unenägu. Magab nagu lapsuke. Tee maha siin ja hakkab vastu. Kas sul spiiritus on kaasas? Vaja üles äratada. Oota, mul on see uus spiiritus. Ise ei lähe. Tule üles, aitab küll magamist. Mis sa siin vastutad? Nii. No näed, poisi. Oota, narkoos ka. Korras. Nüüd eluga.
esimest päeva sõidad autoga või? Jess, minema. Nüüd on rantsatus, millega auto uks professori järel kinni lüüakse, on tegelikkus. Nüüd kihutab auto minema ja lõpuks kaob silmapiiri taha. Vahest oleks see kõik võinud unenägu olla, kui õhku poleks rippuma jäänud nõrka bensiinihõngu ja kui seal teepervel poleks lebanud väike valge taskurätik, Eva-Lotta taskurätik. Sa Jeerum. Jeerum, jah, Kalle, mis sa ootad, kas sa oled meister detektiiv Blankvist või ei? Ei, mitte politseisse joosta, selleks pole meil aega. Me peame otse neile järgi minema ja vaatama, kuhu nad läksid. Näe, võtame selle sama. Aga me ei tohi. No ma arvan, et kui asi sõltub inimeludesse, siis ikka võime küll. Tee lookleb ja siugleb ning kulgeb laugete käänakutega läbi haljendava suvise maastiku. Paljude kurvidega suundub ta vähehaaval ikka ranniku ja mere poole. Auto lõikab kihutades kurve ja paiskab tolmupilvi tee veeres kasvavaile hobumadarile. Tähelepanelik vaatleja võib märgata, et autoga on midagi erilist lahti. Nimelt jätab ta endast maha silmatorkavaid jälgi. Vahetevahel sirutub külgmisest aknast välja tüdruku käsi ja pärast seda võib teepinnalt leida pisikesi punaseid paberitükikesi ning mõningaid väikeseid valgeid saiaraase. Sest kuidas teaksid päästjad muidu millist teed sõita? Aga kas keegi üle pea tulebki päästma? See ka selle. Mida kurina? See on siis. See on. Mida värkina? Tule siia. Mis on siis? Või niimoodi. Mis asja? No Svansberg, no aitab. Poiss ka võta. Poiss võta. Ja mis asi üldse? Miks sa siia ennast segasid? Norid maha. Mika Tirts. Miks sa autosse ronisid rumal lahmas? Ära minu pärast muretse. Katsu parem ise välja mõelda, mida sa siis ütled, kui politsei tuleb ja su kinni paneb. Istu. Politsei. Oh, poiss. Poiss, politsei. Kas oled sina, kes meie Priiti pidi tulema parandama? Mina olen siin, Rasmus. Kas su polegi hea meel, et mina siin olen? Su isa on ka siin, kuigi. Isa, kas on tema, kes meie Priiti pidi tulema parandama? Ei, las see Priit tühi olla. Ei, Priit ei tule parandama. Oli kutsu nimi Trulla. Aga mis sinu nimi on? Minu nimi on Niki. Ma arvan, et sa võiks meie Priidi ära parandada. Isa ütleb alati lubavad, aga kunagi ei saa tehtud. Kuulsid jah? Ja on ikka luba. Vaata, kes meile siia kohale on ilmunud. Tere, boss. Mehed, Kõik on paigas. Auväärt külalistele toolid ja... Muidugi. Ma ütlesin kohe, et istu maha. Siia, tulge siia. Räägime, vestleme teiega siin natukene. Mida küll meiega ei juhtu? Alati. Ja seda, mis meiega juhtub, juhtub ainult raamatuis. No kes see teab, äkki see ongi mingi raamat. Me oleme kaks mõned välja mõeldud sellid. Täiesti. Olegi mitte päris. Sina küll otsustaksid üheks trükiveaks, aga mina küll mitte. Oh, näe seal, vaata seal. Ja, ma tunnistan, minu talitlusviis on pisut ebatavaline, kuid olin selleks sunnitud.
see asi oli niivõrd tähtis. Ma lihtsalt pidin saama teie jutule. Vasta. Nüüd on... Oot. Või lobiseb alles. Minge metsa. Vist olete vaadanud neid detektiivi jutte liiga palju või olete lihtsalt natuke rumal? Ärge selle pärast muretsege, kas olen rumal või mitte. Ainuke asi, mida ma teada tahan, on see, kas te võtate minu pakkumise vastu? Ma pakun teile 100 000 nende valemite eest. Kas see pole piisav hind? Ei pea koguni ise mulle neid pabereid üle andma, kui te arvate, et teie südametunnistus sellele vastu on. Võite teha ainult pisikesi vihje, kus need asuvad. Kuulge teie, insener Peters või mis teie nimi nüüd oligi. Kas te ei taipa, et need valemid on Rootsi riigi omandus? Ma pean need saama! Ma pean saama teie valemid! Pean saama. Kes niiviisi räägib? Öeldaks ikka palun. Teil on tore väike poeg. Temast ei tahaks te küll nähtavasti ilma jääda. Teeme õige ühe väikese kauba. Öelge, kus on paberid? Mina saadan mehe, kes need ära toob. Te aga ootate seni, kuni olen veendunud, et paberid on õiged. Hiljem olete aga vaba ja 100 000 võrra rikkamgi. Sest kui te seda ei tee... Jah, mõelge vaiku, ma seda ei tee. Siis te näete oma poega viimast korda. Kuulge, jätke laps mängust välja ja oleks hea, kui te nüüd peale endale selgeks teeksite, et ma ei ütle iialgi, kus ma neid pabereid hoian. Just. Mina ka ei ütle, kuigi ma tean, kus need on. Ära räägi rumalusi, mitte midagi sa ei tea. Mina ei tea, kas lööme käed. Ole tasa, sa ei tea üldse, millest juttugi on. Igatahes tean. Te räägite nendest paberites, kus on need pisikese punase numbrikese peal. Nendest, mis on nii salajased. Jaa, just nendest me räägimegi. Aga ega sina küll ju ei tea, kus need on. Oled ju alles nii väike. Kuulge, sellel pole mõtet. Kas te ikka veel ei taipa, et mul on need paberid kindlalt pangakapis luku taga? Isa, nüüd sa küll valetad. Rasmus. Pole mingis pangakapis. Ma seisin trepi peal ja ma nägin, et sa panid need. Vait, Rasmus! Isa Karju, ma ei ütle, kus need on. Kuigi võiks näeda, kas on kuum, külm või leige. Kuum, külm ja leige. Seda mängu ma tean. Kas teie teate seda mängu või? No nüüd on teil väike aeg seda mängu teha. Väike kohvipaus või mingi niuke asi. Ärge asjade pärast muretsege. Meie valvsa silma all on kõik. Väike kohvipaus. Tuule päevakõne, tuule päevakõne. Vii mind välja aasa peale, sinna, kus on kuldseid põlde, sinna, kus on hainalõhna, võrte hellu sahisõma, seal on rühelillipessa, siinetame rohetame, üle taiva pääsukesed, linnalennul lindamaas, kõigi poole vaatamas, nad kõigi poole vaatamas, tiivadega katmas taivast, tiivadega katmas taivast. Rannali
katmas ilmapiiri, vesi katmas ilmapiiri, merepiiri, taivapiiri, merepiiri, taivapiiri, üle taiva pääsukese, üle taiva pääsukese, linnolennul lindamaa, linnolennul lindamaa, kõigi poole vaatamas kõigi poole vaatamas, tiivadega katmas taiva, tiivadega katmas taivast. Neeke! Neeke! Tule siia! Ma tahan süüa! Muidu lükkan maja uppi, kui mulle süüa ei anta. Kas siin hotellis süüa ei pakutagi? Kuule. Jah, kuule nüüd. Siin hotellis on serveerimine õudselt vilets. Ma tahan ju süüa! Et see rumal Svansberg ei mõistnud ka normaalselt auto juures valvata. Saab näha, mida šef sellest loost küll arvab. Minu üle peaks ainult hea meel olema. Lapseröövel peaks olema imetore, kui tal ühe asemel satub kätte 2 last. Ma pole mingi lapseröövel pealegi sinu jaoks. Kas tõesti? Aga seda sa just oledki. Lapseröövel Niki. Kui keegi lapsi röövib, on ta lapseröövel. Kas sa seda ei teadnudki? Ma pole mingi lapseröövel. Mida sa lärmad kogu aeg? Aga ma tahan ju süüa! Muidu on teen kisa nagu terve klass, kui mulle süüa ei anta. Jah. Aga kas sul on ka mingeid erisoove? Mingil preilil, sellisel kuningannal on ka mingi erisoove? Nojah. Vahest sinki mõne. Neid ma armastan hommikusöögiks. Nad tuleb praadida, tead küll, mõlema poolt. Ja siis pisuk kiiremini, kui võiks paluda. Pressitud apelsini vahla. Midagi veel? Jäm. Oi, poisid! Mul on nii hea meel teid näha. Meil sind ka, aga kus professor on, kus Rasmus olla võiks? Rasmus on minu arust, ta magab. Jah, ma magan. Või nii, sa oled kärkvel. Sa ei tohi Nikile piuksatadagi, et me siin käisime. Kas sa saad aru? Niki on lapseröövel, saad aru? Kas lapseröövli pole head? Ei, hoopiski mitte. Kaduge ruttu, Niki tuleb. Kellega sa siin räägid, tead? Siin me oleme mina ja Rasmus ja mina. Aga sa oled lapseröövel ja... Oot, kas sina hakkad ka mind juba lapseröövliks siin vaikselt sõimama või? Minu arvates oled sa hea, Niki. Tule, las ma siin niisama kõvasti, aga ma isaga lihtsan. Miks meil õhtuennet ei anta? Miks meil õhtuennet ei anta? Miks hommikul süüa ei saa? Miks lõunal ei ole? Pidid vast sinu vanemad iga kõvasti tööd rügama, et sellist... Ära toita. Meil nii ei olnud. Mina ei saa aru sellest iga kord. Oi. Kas on valus? Ei ole. Kas nii kõvasti kallistad issit või? No lähme. Oma pimedas toas kõndis professor edasi ja tagasi, nagu puuri pandud loom. See oli väljakannatamatu. Täiesti väljakannatamatu. See tegi lihtsalt hulluks. Korraga kuuleb professor mingit häält. On ta tõesti hulluks minemas? Oli see tema ainult ülepingutatud ajukujutelm? Ei, see polnud seda. Ta kuulis taas vaevu kuuldavat häälitsust. On seal keegi? Kes seal on? Ja kuule, see olen ainult mina. Kalle Blankis. Kalle? Ja. Tean küll. Kas me peaksime katsuma siia politsei kutsuda?
ei, politseid mitte. Vähemalt mitte praegult. Enne kui Rasmus kindlas kohas on. Kõige hullem on, et Rasmus teab, kus ma neid enda valemeid hoian. Aga kas mina ja Anders ei või neile järele lipata? Oi poisid, kui te ainult suudaksite seda teha. Ma hoian neid valemeid endal seal kuid kuri saatus tahtis, et Kalle ei pidanud hinnalist saladust teada saama, sest samal hetkel avanes uks ja professor jäi vait nagu välgust tabatud. Tere õhtust, professor Rasmusson. Toon tervitusi Rasmuselt. Liki ja Blom seisavad väljas. Hakkate kaklema? Kakleme meie ka. Ei kakle. Kuid jätke meelde, meie käes on Rasmus. Ja tööd, mu sõber. Ei ole su sõber. Ja võite asja üle pisut järele mõelda. Aga ma kardan, et selle jaoks on juba varsti hilja. Mis te sellega nüüd öelda tahate? Küll te näete. Mis nii taun? Niki Blom, kus te olete? Otsigi seal all kõik läbi. Kähku lampidega, ruttu! Enne, kui poisid põgenemisele mõeldagi jõudsid, hakkas helgiheitjate vihkpuude vahel hüplema. Nad kuulsid meeste tulekut ja oleksid tahtnud jooksu pista, kuid olid hirmust halvatud. Kui nad kusagil on, siis peidavad ennast seal. Kuule, mulle tundub, et Seef näeb tonte, nad streigib mul tead. Ma ei näe üldse midagi. Kas niimoodi otsib? Läks. Ma tahtsin sulle öelda, et mulle tundub, et Seef näeb vist tonte. Siin ma ei näe ühtegi silgusaba. Siin ei ole tõesti mitte midagi. Aga vaatame sinna poole. Vaatame. Ja mida ta näeb? Kangsberg, tule kaasa. Mis see torgenedes on? Uus päev alustas oma kulgu ja päike paistis nagu ennegi, nii hea kui halva kohal. Maast lahti, Plika, et sa siin magades nälga ei sureks. See juba läheb, aga vahest sa võiksid veel mõne pahvlit küpsatada, lapseröövel. Ma olen tüdinenud sellest lapseröövli lobast. Ja mina olen tüdinud röövitud olemast. Tule välja, kas eile kiikus nii hästi ja jäädki siia pikutama niimoodi terves päevaks või? Hommiku sööks söömata. Kuule, Rasmus, mis sa selle peale ütleksid, kui peaksid jääma siia näiteks kogu suveks? Kogu suveks, siis ma peaksin isaga sinu juures suvepuhkust. Ma pean teada saama, kuhu su isa peitis need punaste numbritega paberid. Kas sa ei kuulnud, kuidas isa ütles, ma ei tohi nendest rääkida? Rasmus, sa saad midagi toredat, kui ütled. Sa saad näiteks aurumasina. Mul on juba aurumasin. Pealegi oled sa lapseröövel, sellepärast sa ei saa teada ühtegi saladust. Muidu ma võiks öelda, et isa pani need naelaga raamaturiiulida kinni, aga ma ei tee seda. Kuulsid, Niki? Veel parem, kui ma lootsin. Raamaturiiuli taga ütles ta. Täna õhtul lähme toome need ära. Olge tunni aja pärast valmis. Läksime. Tagasi, see ei loegi niimoodi kogemata öeldakse. Kangsberg, tule ka. Mis sa tortleid jälle? See õnnetu näoga. Valgel roosil olid olemas signaalid ja hoiatusmärgid. Just praegu viibis Eva-Lotta suurimas hädas. Ta laskis kuuldavale suure hädahüüu.
aitab. Nüüd on küll selge, et niimoodi ükski normaalne inimene küll ei karju tead. Nojah, nii hüüad indiaanlased. Ma arvasin, et te tahate seda kuulda niiviisi. Aitab, me kõik saime piisavalt. Aga kuidas anda Andersile ja Kallele edasi tähtis teade paberite kohta? Salajane keel, röövlikeel oli osutunud kasulikuks juba mitmel korral varemgi. Poppe sostot kokke poppe rerra feffefes sossosoho rorri poppa poppa rorrodotot, rorra momma toti rorri lollala kogaga, hüüdis Eva-Lotta, mis pidi siis tähendama, et päästke professori paberid raamaturiiuli taga. Poisid said teate kätte ja tormasid pabereid otsima, sest ainus asi, mis midagi luges, oli see, et professori saladused ei satuks valedesse kätesse. Neil tuli üle elada mitu õudsat silmapilku, enne kui nad leidsid sõudepaadi, mis polnud lukus. Poisid sõitsid vastaskaldale ja peitsid paadi ära. Peagi jõudsid nad tagasi suvila juurde, kust kõik järgnevad sündmused alguse olid saanud. Poisid leiavadki raamaturiiuli tagant ümbriku, aga korraga kuulevad ka samme verandal. Nii. Sina jooksed, mina kõnnin. Pane eluga. Kuhu need klutid kadusid need? Ähvardavad sammud jõuavad järjest lähemale. Poisid põgenevad seda ja teist. Kurjategijad nende kannul. Korraga märkavad poisid politseivormis kogu. Oi, tädi Björk, appi. Meisterdetektiiv on jälle tegevuses. Kus need sulid siis on, Kalle? Jalga lasid. Ei no, te olete ikka toredad poisid küll. Ja Kalle, ma kohtusin hommikul sinu isaga. Ja ma pean ütlema, et ta oli väga vihane. Ma ei tea, kas teil häbi ole niimoodi kodust ära põgeneda ja üleüldsegi oli viimane aeg tagasi tulla. No, pole veel sinna nagu mingi 2 päeva läinud. Mis on nüüd? Tšau, me peame rüppama. Ei no, head aega, jah. Vaata segu. Ei. Midagi on siin täiesti mäda. Nad jätavad mulle midagi rääkimata. Paelad lahti ennast. Me peame selle välja uurima, midagi on valesti. Jah, ressursse on vähe, mul on abi vaja. Nii, teate, teeme nüüd lihtsalt nii. Võtame siit järjest lihtsalt, nii. Sina tuled, sina. Nii, hakkame minema, jah. Nii, kõik, kes ütlesin, tulevad ja pooled lähevad sinna ja pooled lähevad sinna. Ei no, ma ei tee nalja ju, hops. Poisid tormavad minema, avaldamata kogu tõde, sest professor ütles selge sõnaga, et ei tohi politseid asjasse segada enne, kui Rasmus on kindlas kohas. Samal ajal magas Eva-Lotta rahutult ning ärkas piinava tundega, et on toimumas midagi ebameeldivat. Peagi tõusis päike ja vihale aetud Niki tuli hommikusöögiga. Tere hommikust, Niki. Sa plikatirts valetad nii, et paha ja häbi on kuulda.
sa ei olnudki üksinda tollel hommikul, kui me... Kui te Rasmuse röösite? Ja kui me... Mine metsa! Need poisitatid varastasid need paberid, mis šef pidi enda kätte saama. Otse tema nina alt. Ja rõõmustage, aga nad tulevad ja viivavad sinu välismaale. Oota, mida sa ütlesid? Ma ütlesin, et nad tulevad ja viivad Rasmuse välismaale. Täna õhtu tuleb auto ja viib ta ära välismaale. Seda ma ütlesin. Aga see on alatu ju. Oi, kui alatu lapseröövelt olete. Eva-Lotta istus omaette ja mõtles, et kuidas suudaks tema siia puuri suletuna kurjategijaid takistada Rasmust välismaale viimast. Eva-Lotta mõtiskles veel natuke ja pikkamööda võttis ta peas kuju üks mõte. Rasmus, kas sa ei arva, et nii ilus ilmaga oleks rahvas supelda? Jaa. Siis sa pead õige tublisti Nikit luba nuruma. Otse kohe. Nüüd, kui me alla jõuame, siis sa pead tegema siukest nagu... No tead küll, kui sa tahad isid saada kommi, siis sa nagu väga-väga kenasti ja nunnusti nagu lubanuru teeks. Okei. Ja aga nüüd hoopis isa asemel on Niki ja kommi asemel on ujumine. Okei. Niki, kas me ei saaks suplema minna? Nii ilusa ilmaga ikka minnakse. Lähme nüüd. Ei, muidugi minna suplema.
näed, kui lõbus siin on. oi, see on ikka tore jõmm ikka küll, noh. Tule, Rasmus, lähme riided vahetama. Natukese veel. Ja, tehke ruttu, parem on, kui Sef sellest midagi teada ei saa. Rasmus, kas sa tahad valgeks roosiks saada? Jaa. Siis sa pead tegema täpselt nii, nagu sa praegu hetkel ütlen. Jaa. No kuule, kaua teil läheb? Pean ise järgi teile tulema või? Nii nagu jõuame, nii tuleme. Võta mu käest nii tugevasti kinni. Me jookseme siin nii kiiresti ära, kui jalad jaksavad. Jookse, Rasmus, jookse! Oi. Suured tossud jalas, kepi käes koti seljad, suured tossud jalas. Tulla lasta, moori tuli vasta. Tulla lasta, moori tuli vasta. Mere metsa taha välja otsa. Mere metsa taha välja otsa. Hei ja, kui ja, lase. Ma ei jaksa enam metsas olla. Rasmus, valgeroos peab olema vapper. Nüüd oleme me mõlemad valgeroosid ja teeme midagi hästi naljakat. Mida? Näed, poeme sinna kuusa alla peitu ja magame seal hommikuni. Ma ei taha. Aga äkki meie onni tahad sa siiski tulla? Kalle, oled see sina? Oled see tõesti sina? Anders, tule ja vaata 100. imet. Rasmus ja Evalot on siin. Muide, kus paberid on? Ma peitsin nad ära ja ma ei kavatse öelda kuhu, sest on parem, kui ainult üks teab. Ja sul on õigus, see on nii hea meelda, et oleme homme jälle kodus. Peagi on nad siit ära. Ja peagi on nad siit ära. Päike tõusis ja äratas lapsed oma soojade kiirtega üles.
Nad hiilisid vaikselt randa ja hüppasid esimesse ettejuhtuvasse paati. Nüüd on klaar. Ja nüüd on klaar, aga ma unustasin oma taskulambi ja see võtab ainult mõne sekundi, kui ma ta ära toon. Ja nad ootasid. Ootasid ja ootasid ning vahtisid pinevalt Onni suunas. Hommikuselt reibas ahven lõi päris paadi ääres lupsu ja kaldaäärses kõrkjais oli kuulda tasas sahinat. Kuule, ma arvan, et me peaksime minema ja vaatama, kuhu see Anders jääb. Ma ka ei jaksa siin rohkem istuda ja oodata. No, lähme kiiresti jooksuga. Anders, kus? Anders! No nii, kas nüüd oled supelnud, ahah? Või oled nüüd supelnud piisavalt? Võta kinni, Svanberg, mis sa nüüd jaurad sellega? Too siia! Rasmus kätte. Noh. Nii. Nüüd on kõik käes. Läksime. Sa oled paha, Niki. See oli mõru tagasitulek. Niki oli kõige viletsamas tujus. Ta oleks ju pidanud olema rõõmus, pöördudes tagasi Petersi juurde oma toreda saagiga. Ta kõndis teiste kannul ja torises kogu aeg. Noh, olete ikka pädi. Miks te need paberid võtsite, ah? Kuulete teie kaks seal ees, miks te need paberid võtsite, ah? No nii, kus on paberid? Vasta või muidu ma keerun sul kaela korra, poiss. Anders ei tea midagi, ainult Kalle teab. Kalle ütles, et on parem, kui üks teab. Või nii ütled sina? Sina oled siis ilmselt Kalle, nagu ma aru saan, jah? Jah, vai. Tead, poiss, sa saad 1 tunni mõtlemisaega, et öelda mulle, kus on need paberid. Ja ei kriipsugi rohkem. Said aru? Sest muidu hakkab juhtuma sinuga midagi kohutavalt ebameeldivat. Said aru? Lähme. Kuule, te ju võite need asjad öelda, kus te paberid panite. Ah? Teeks selle asjale 1 korra lõpp, et oleks juba tead. Ja tee seda võib-olla Rasmuse pärast, ah? Puhtalt Rasmuse. Ja mina pärast ostan seda, teeme kingituse sulle väiksed mängu. Ma ei taha enam sinu tehtud mänguasju. Küll on aga tuul tõusnud. Mis me teeme, Kalle? Kui ma vaid saaksin põgeneda. Kui ma vaid saaksin põgeneda. Kuulge, kas sellisel kellaajal ei peaks praegu tulema Niki ja Rasmusele süüa tooma? Kuule, kui ta sisse tuleb, siis kargame talle kõik kallale. Ja siis saangi ma põgeneda. Ma olen täiesti kindel, et see toimiks. Kuidas ma ikka tahaksin talle virutada. Aga mida sa pärast põgenemist teeksid? Ma ujuksin suurele maale ja tooksin siia politsei. Mida tahes konstaabel ütleb, me peame talt abi saama. Oleksime juba ammu seda saama pidanud. Rasmus! Niki tuleb! Ma tegin sulle munarooga. Oppa. No, kus sa oled? Ta ei saanud kunagi teada, mis arvab Rasmus munaroast, sest samal hetkel olid lapsed tal kallal. Plekist kandik lendas tärinal vastu põrandat. Lapsed riputasid end Niki jalgade ja käte külge ning Kalle kihutas välgu kiirusel uksest välja. Paari sekundiga oli kõik läbi, sest Nikil oli hiiglase jõud. Ja niipea, kui ta üllatusest toibunud oli, vabastas ta ennast paari vägeva käelöögiga. Kes ukse kinni keeras? Mina keerasin ja Kalle jooksis välja.
kus võti on? See väike lontrus. Võtme viskasin aknast välja. See on ju lausa õnnetus. Ma pean ju Kalle kätte saama. Puhus tugev tuul ja lained mäslesid. Seekord oli Kalle tegelikult üsna nõutu, sest ta hakkas väsima kõigist neist raskustest, mis nende teele oli tõusnud. Korraga kuulis ta majast hüüdmist. Insener, Peters! Ehmatusest kattis ta keha külma higiga. Ta tundis, et peab jõudma selgusele, mis majas toimub, ning otsustas tagasi pöörduda. Maja kõrvalt muru sees märkab Kalle hõbedaselt läikivat asja. See on ju võti. Kalle tõstis selle maast ja pistis taskusse. Insener! Insener Peters! Insener! Insener Peters! Peters, insener! Mis on? Nad panid mu luku taha, keeras lukku ukse. Mida? Kuidas sa võid nii saamatu ja rumal olla? Jaa. Mehed, minge otsige see poiss üles ja kähku. Mul hakkab siin kannatus katkema. Ruttu! Sandberg, mine otsige poiss üles ja kähku. Mul hakkab ka kannatus katkema. Kuhu ta nüüd jooksis? Noh. Ruttu! Poissi otsima! Mis poissi me peame otsima? Ma lähen vaatan, kas leian selle võtme ülesse. Mul on sellest villand. Vaene ja rumal meremees, nagu ma olin. Ma uskusin igasugust loba. Aga enam ma ei usu seda. Ei saa olla, niimoodi me lastega käitume. Ükskõik kui tähtis see üritus ka ei ole, ma ütlen, noh. Kuule, Niki, kas ma pean sulle meelde tuletama, kuidas käib nende käsi, kes püüavad jalga lasta? Tead, kui sa auto ükskord kiiremini ei jõua, siis lähevad siin asjad eriti hulluks. Selles võid kindel olla, kui see ilm ainult käest ära ei lähe. Sandberg otsib seda Maragretti, ma ei jookse. Aga auto pärast ära muretse. Meil on Larseniga kindel kaup. Sina maksad ja tema tuleb. Hästi, mul raha on. Muidugi maksan. No, nii. Kangsberg, leidsid üles poisi või? Jälle sööb vist. Ma vaatan, kus ta on. On Pekina, vaatan. Kalle peas hakkas keerlema pisike mõte. Raadiosaatja. See oli asi, mida ta ise oleks praegu omada tahtnud. Oota, kus see saatja küll asuda võiks? Hallo, siin räägib Kalle Blomqvist. Kui keegi seda kuuleb, siis helistagu Linköpingu politseisse ja öelge, et nad tuleksid Vasikasaarele, sest me oleme röövitud, ja öelge, et nad tuleksid jumala kiiresti, sest muidu meil lõpeb jumala halvasti. Ma tapan su väike nurjus. Niki, tule siia. Vii see poiss teiste juurde. Kurina, mis teeb? Või sa paganas. Tule siia, tule. Kusagilt kaugelt on teele asunud suur auto, mis suundub Saarekese poole. Tal on tugev mootor ja tal ei kulu kuigi palju aega, et oma sihile jõuda. See mootor müriseb püsivalt ja ühetooniliselt ning peagi võib Vasikasaarel kuulda urisevat häält, mis pikkamööda tugevneb ja muutub hirmu äratavamaks mürinaks, kui auto kohale on jõudnud. Tule, ruttu tule, lähme nüüd viin su ära välismaale. No, poiss, aga küll ossa. Tule, lähme nüüd.
sa ei kuule. Ning siis juhtub midagi. Suure vihase härjana tormab Niki Petersile järele ja kisub möirates Rasmusele. Ta virutab Petersile rusikaga sellise lõuahaagi, et see tuigub. Ning enne, kui Peters tasakaalu kätte saab, jookseb Niki juba täie hooga minema. Seis, Niki! Muidu tulistan! Kuule, Anders, anna mulle pussnuga. Mis sa sellega teha kavatsed? Sabotaaži auto kallal. Kuskil kaugelt ostub üsna nõrka podinat. Selles üksildases saarestikus, mis paistab olevat inimeste poolt unustatud, on too tasane podin esimeseks heliks, mis välismaailmast nende kõrvu puutub. Tuleb see aga siia. Kes teab? Iga hetkega on järjest raskem taluda pinevust ning teadmatust. Korraga on politsei kohal ja tädi Björkni samuti. Kurjategijatel on viimane aeg lahkuda, kuid auto ei suuda paigast liikuda. Jaa, tädi Björk! Vaata, Niki, sa jooksed ju verd. Kas Peeter suutis sind tabada? Ja. Oi, ta sai mulle pihta. Aga ära sina selle pärast nuta. Pole midagi. Peaasi, et sina jäid terveks. Ootan, kuni sa kaasud. Lähme minu isa juurde. Ei, ma ei jaksa enam. Ma tahan, et sina ikkagi lähed. Nad vist juba ootavad sind. Mine sina. Aga pole midagi. Ma olen siin natuke, laman ja puhkan ja kuulen seda linnulaulu. Aga sina pead ikkagi minema. Rasmus! Rasmus! Vaata, see on su isa vist. Nad juba otsivad sind. Rasmus, mine ja saa väikseks valgeks roosiks. Väga tugevaks väikseks valgeks roosiks. Mine. Rasmus, poiss, tule siia. Oota, näitandus, mis nad minuga tegid. Väike roheline saar. Sadade teiste keskel. Suviselt sinavas meres. Kõrgel puulatvade kohal liuglevad valgel tiivul kajakad. Väike linaväskrik keksib ikka veel asjalikult kanarpiku puhmaste vahel ja küllap ronivad raudsipelgad endiselt mööda kivi. Küllap see jätkub nõnda täna ja homme ja kõigil päevadel kuni suvevaheaja lõpuni. Lavastuses lõid kaasa Valged roosid, Kalle Blomqvist, Uku Attila Metsalli.
Anders Vesse-Metsallik. Eva-Lotta Kaisa Kontus. Punased roosid Sixten Robin Kaas. Penka Katariina Kabel. Jonte Mirjam Kontus. Professor Rasmusson Hannes Kaas. Rasmus Egert Evisalu. Ja pätid insener Peters Ergo Evisalu. Niki Martin Kontus. Plomm Madis Koitla. Svanberg Priit Randpõld. Ja kõik ülejäänud politseinikud. Ja kõik linnarahvas. Ja kõik linnalapsed. Jutustaja Margit Ring. Ja lavastaja Kairis Kontus.